Tšau, kallid Kuutara kanali vaatajad ja tuli siis 1000 seda pöidlanupu vajutust eelmise nädala videol täis ja kui tuleb ka sellel, siis ka järgmine nädal teen rohkemate kaartidega video. Ja muidugi on kätte jõudnud vist lõpuks ikkagi ka suvi ja väljas läheb natukene soojemaks ning mõnus. Vaatame siis, mida see järgmine nädal meile kõigile toob. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti pange ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis ning vaatame siis, mis on siit lähitulevikus tulemas jäärale. Mis on tulemas siit lähitulevikus jäärale? Üks kaart vist veel võtta ja tuli siit 2 ehk siis mingid lisakaardid. Muidugi jah, võib-olla need siis tegelikult võtame kõige ennem. Tegelikult väga hea kohe esimese kaardina jääral väljas sauatäss. Sauatäss nüüd kindlasti on niisugune edukuse võidukuse kaart, aktiivne tegutsemine, loomeline energia. Vaid ja kirge ka on siin kaardis palju, võib-olla siis peate tegema midagi, mille vastu te tunnete kirge, aga just see enesekindlus on siin selle kaardi energia, et te peate olema enesekindel ja tegutsema ja see viib teid võidukuseni. Ja võib-olla hetkel on arengud natukene aeglased, sest teise kaardina on välja anda müntide 8, mis on tegelikult väga hea siuke nagu ülesehitamise kaart. Aga müntide 8 on ka kannatlikkuse kaart, et siuke, kes tasas sõuab, see kaugele jõuab energia. Et see on kas treenimine, harjutamine, mingi õppimine, lugemine, mingi siuke millegi ülesehitamine. Muidugi müntide energia, töö, raha, mingid ärid. Siin on võimalik, et keegi ehitab mingit äri üles, eks ju. Natukene muidugi rahaga peab ka olema ettevaatlik, sellepärast et on siin väljas ka müntide 5. Ja müntide 5 on natukene siuke pettuste, valede ja varguste kaart, et võib tähendada puudustunnet, materiaalseid probleeme. Muidugi 5 võivad olla mõnikord ka siuksed nagu mineviku energiad, et minevikus keegi sai petta ja haiget nii-öelda ja nüüd siis selle müntide 8-ga ehitab ennast vaikselt siis ülesse. Aga müntide 8 ütleb, et kui te panete aega energiat olukordadesse, siis te saate positiivseid tulemusi, nii et tasub tegutseda edasi. Teist rida alustab jääral sauade emand, mis on siis küll lõvitähtkuju kaart, aga sobib ka jäärale väga hästi. Kindlasti sauad võivad tähendada mingit sportliku välimusega inimest või hea välimusega inimest. Inimene peaks olema aktiivne, loov, kirglik, võib-olla siis jällegi siuke nagu enesekindluse energiaga sellest kaardist, et täpselt siuke nagu sauatässaga hästi sarnane energia. Muidugi need sauad on ka siuksed hästi tugevad seksuaalenergiat siis, eks ju, et kui te tunnete ennast selles energias ära, olete siuke võimekas, aktiivne, tegus inimene, siis on see teie energia või saavutate selle peatselt, aga kindlasti võib see olla siuke nagu austaja, partneri või lähedase isiku energia kaart ka. Kui te ei tunne siin kedagi ära, siis võib see tähendada mingit uut austajat, eks ju. Muidugi siis natukene selle seksuaalenergiaga olge ettevaatlik. Samas on siit ka tulemas veel midagi paremat ja tuleb siit välja siis hoopis mitte sauade, karikatäss. Sauatässaga alustasime ja kohe esimeses lugemises jäär tõmbab siin endale 2 ässa välja, et päris hea energia selles suhtes ja karikatäss tähendab alati positiivseid emotsioone ja emotsionaalselt siukest küllust. See on ka siuke nagu turvatunde kaart ja näitab mingit harmoonilist nagu sidet või suhet. On siis võimalik, et vallalistel inimestel võib see romantiline side või suhe tekkida ja olemasolevatesse sidemetesse tähendab ta mingeid siukseid emotsionaalseid või romantilisi siis arenguid. On see siis võib-olla kokkukolimine, mingi abielu, rasedus, eks ju, et siin võimalusi on palju ja tegelikult on siin nagu kaardid näitavad väga hea energia. Nüüd muidugi huvitav, et esimese kaardi lõpetas ära siuke natukene ettevaatlik kaart ja sama tuleb ka teise reaga, sellepärast et tuleb siit välja mõõkade 7 ja mõõkade 7 selles suhtes ta ei ole nagu halb kaart, aga ta võib mõnikord rääkida mingitest pettustest, valedest, vargustest, et siuke varguse energia nende mõlema müntide 5 ja sauade või mõõkade 7-ga on, et natukene kahtlane, olge ettevaatlik ikkagi on ju. Samas jällegi mõõkade 7 on alati positiivse poole pealt siuke kaart, mis ütleb, et kui te siiamaani ei ole olnud enda olukorras edukas, siis proovige läheneda sellele olukorrale nagu teise nurga alt ja see toob teile siis palju suurem edu või palju kiiremini mingi edu, et proovige mingeid teisi taktikaid enda olukordades ja no nii nüüd lisakaardina on siin aga jäärale tulnud välja torni kaart.
tornikaart võib tähendada mingit ootamatut kiiret sündmust, negatiivse poole pealt võib ta tähendada mingit maailma kokkuvarisemist, mingid sidemed või suhted võivad väga järsku läbi saada. Et noh, natukene siin on seda võib-olla siin keegi on petnud, valetanud, mingid siuksed asjad võivad välja tulla, aga tornikaart tähendab hästi kiiret muutust. Muidugi see võib ka olla hästi positiivne muutus, et võib-olla siin ongi siis keegi saab enda mineviku energiast nagu lahti lasta ja on siin midagi üles ehitatud ja põhimõtteliselt sauade emand võib siis olla siuke nagu austaja energia, kes toob siis selle karikate ässa. Et võimalusi on siin tegelikult palju ja energia ei ole halb, lihtsalt tornikaart ütleb seda, et peate olema valmis nagu tegutsema ja olge siis piisavalt ettevaatlik selle mõõkade 7 ja müntide 5-ga, et ei lase endale mingit pudi silma ajada nii-öelda. Aga viimase kaardina lõpukaart, lisakaart ja tuleb siit mitu tükki, võtan kõige alumise ja tuleb see kuukaart. Ja mis siin on? Sinu raske töö tasub ennast ära, ehk siis peate tegutsema edasi ja kui olete nagu sihikindel, ehk siis põhimõtteliselt see müntide 8 energia ongi see, et olge kannatlik ja tehke tööd edasi ja siis tulevad ka positiivsed tulemused. Ja erad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti lisake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin sõnnile tulemas lähitulevikus. Mis on tulemas sõnnile lähitulevikus? Vaata, et oleks peaaegu küünlasse lennanud ja üks kaart lõpetuseks sõnnile sellest pakist, mis siit on. Ja tahab hirmsasti tulla lisakaart ka. Nii, need olid viimased lõpus siin see ja esimesena tahtis siit siis küünlasse tulla välja sauade 7, mis on samas siuke nagu hästi võimekas energia. See kaart räägib enda põhimõtetele kindlaks jäämisest, enesekindlat tegutsemist ja see kaart ütleb, et ärge laske teistel inimestel liigselt mõjutada ennast ja enda teekonda ja enda arvamusi. Et siin võib olla see, et justkui nagu kadedad inimesed võivad üritada meelega nagu halba nõu anda või teid enda teelt kõrvale suunata. Aga kaart ütleb, et peate jääma endale kindlaks ja tegutsema kindlalt edasi ja see viib teid nagu võiduka tulemuseni. Teise kaardina muidugi on siin nägu ülespidi kohe laual ka Hierofanti kaart, mis on siis väga tugevate liitude kaart või suurte liitude kaart. Mina isegi ütlen, et see on niisugune nagu kirjalikude lepingute kaart, võib-olla siis, et abieluleping ja samas ka tööleping, eks ju. Et justkui see kaart ütleb, et peaksin kellelgi olema võimalik luua siis hästi tugevaid sidemeid või suhteid. Et üldpildis see kaart tegelikus tähenduses on kõige rohkem niisugune spirituaalse abielu kaart. Et ma ei tea, kellelegi kindlasti võib see tähendada siin mingit abielu või mingit romantilist liitu. Ja seda ütleb ka muideks kolmas kaart ja kolmanda kaardina on sõnni jaoks välja tulnud siia esimesse ritta karikate 10. Ja 10 on kõik siuksed uue tsükli alguse kaardid ja vana võib-olla mitte nii eduka tsükli lõpetamise kaardid. Muidugi siis selle järgi see Hierofant võib tähendada midagi seda, et kellelgi siin minevikus läks mingi abielu lahku või midagi taolist. Aga samas ikkagi karikate 10 on nüüd siis selline heade aegade ettekuulutuse kaart ja väga hea perene kaart ja tähendab see kaart harmooniat ja tasakaalu ja turvatunnet. Ja kindlasti võib see kaart tähendada nagu abielu ehk siis uus romantiline või emotsionaalne siuke positiivne tsükkel peaksin hakkama sõnnide jaoks. Ja nüüd teeb põnevaks see, teise rea alustuseks on välja anda siit ka sauade 10. Ehk siis 20 järjest 10 midagi võib siin sõnnide jaoks tähendada. Ja kui karikate 10 on siuke nagu romantilise eelneva tsükli lõpetuse kaart, siis sauade 10 on rohkem siuke nagu aktiivsuse või tegutsemise tsükli või see sauade 10 on siuke kaart, mis põhimõtteliselt räägib nagu suhteliselt nagu koormavast tsüklist, et kellelgi on olnud palju muresid või palju koormaid, mida ta on pidanud nagu kandma või palju kohustusi ja sauade 10 siis põhimõtteliselt ütleb seda, et peaks algama nagu uus murevabam tsükkel teie jaoks või keegi vabaneb siin mingitest muredest või koormatest või kohustustest. Et selles suhtes väga huvitav 2 nagu tsükli kaarti järjest.
ja mis tuleb siit ja tuleb siit välja veel sauade 5. Ehk siis nüüd hakkavad sauad siin natukene seda lauda domineerima. Siuke tuline energia, aktiivsus, loovus, kirglikkus. Samas muidugi selle sauade 5-ga tuleb olla natukene ettevaatlik, et see võib olla siuke konfliktide või tülide kaart, ärritavate sündmuste kaart. Samas see on siuke nagu võitlemise või võistlemise kaart ka, et ma ei tea, siin mingis olukorras võib siis sõnnidel olla mingit konkurentsi. Samas päris kindel ei ole, et see võib ka tähendada mingit treenimist või harjutamist või mingit võistlust, millel te osalete. Aga igal juhul see kaart soovitab siis eemale hoida konfliktidest, aga samas tegutseda siis edasi enda eesmärkide poole. Ja nüüd on põnev tõesti, sellepärast et meil oli siin see 10-10 ja nüüd tuleb järjest siis 5-5 ehk siis kokku ka 10 ja tegelikult laua peal Hierophant oli ka 5, et siin on juba see 10 oli koos ka ennem seda, aga väga huvitavad kaardid ja numbrid on tähtsad ja tuleb siit mõõkade 5 siis eelviimase kaardina sellest pakist. Mõõkade 5 on natukene siuke selja taga rääkimise kaart tegelikult, et see on kellelegi nagu halva soovimine või kellegi laimamine ja see võib tähendada mingit inimest teie minevikus sõnnid. Keegi, keda te teadsite minevikus ja keegi üritab justkui teid natukene nagu rohkem maha teha, et te näeksite kehvem välja, et langeksite tema tasemele tagasi või midagi siukest. Teil läheb paremini kui kellelgi, keda te teate ja see keegi on justkui pahane selle pärast. Aga jah, jällegi ka see kaart ütleb, et tasub ennast konfliktidest eemale hoida. No nii, aga nüüd viimase kaardina sellest pakist on siin sennidele välja tulnud mõõkade rüütel. Rüütlid tihti tähendavad austajate energiat või mõõkade rüütel on siis kõige kiirem rüütel tara pakis. See võib tähendada seda, et väga järsku võib siis mingi uus austaja teie ellu tekkida. Muidugi tegemist peaks olema siukse ausa õiglase inimesega. Samas jällegi mõõgad on ikkagi natukene siuksed katsumuste kaardid, et ta võib ka tähendada veits sellist proovile panevat austajat. Muidugi alati rüütlid ei pea tähendama kellegi puhul kindlasti tähtis siis, et kui mul aevastus tuleb mingi mõtte ajal, mis mul kaardi kohta tuleb ja just tahtsin nagu öelda, et rüütel ei pea alati tähendama siis austajat, et võib ka tähendada teie enda energiat ja sellisel juhul kindlasti siis kellegi jaoks see mõõkade rüütel tähendab seda, et te peate kiiremini tegutsema. Ja taga võib siin olla mingi või puudulik koht võib olla siin suhtluses, sest mõõgad on hästi tugevad suhtluse energiat, et te peate võib-olla natukene kiirem olema enda suhtlusega või ma ei tea, võib-olla teil on mingi netisuhtlus ja te vastate liiga aeglaselt inimesele. Midagi siukest. Kellegi puhul see on täpselt tõsi. Väga imelik ja naljakas samal ajal, aga noh, on siin austaja energia ja samas võib-olla teie enda jaoks ka siis, et võib-olla natukene mingites olukordades peate kiiremini tegutsema. Väga huvitav avastuse värk. Vaatame, mis on viimane kaart siit pakist. Ja tuleb siis selline positiivne kuutaro kaart, mis ütleb, et vastused on teie poole teel. Ehk siis kui mingid küsimused, asjad, milles ei ole olnud vastuseid, siis peaks tulema mingid vastused. Muidugi guugeldage neid numbreid 5-5 või 55 ja siis 10-10 ja 10-10-10 võib-olla ütleb ka midagi, et väga huvitavad numbrid olid, aga kõige rohkem siis sauade 7-ga usaldage iseennast ja ärge laske teistel inimestel ennast liigselt mõjutada. Sennid, see oli selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame üle, mis siis kaksikutele tuleb siin lähitulevikus. Mis on kaksikutele tulemas lähitulevikus? No nii. Ja kas tuligi kõik kaardid välja täpselt nii? Sorry kaksikud, ma siin eelmise sõnni video ajal aevastasin ära. Teile täna aevastuskaarte võib-olla ei tule. Aga esimese kaardina annan teile välja rippuva mehe või poodu. Mingi tatsini võib-olla ikka kurgus on, võib seda aevastus ka tulla, ma ei tea, mis toimub. Segased olukorrad võib-olla, palju asju toimub korraga samal ajal selle kaardiga.
Kindlasti see kaart ütleb, et teil tuleks säilitada rahu ja selge mõistus ja kindlasti see kaart ütleb, et kui te tunnete ennast närvilisena või kurjana või kurvana, siis kindlasti see ei ole siin õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Ja see kaart ütleb, et pigem üritage nagu ümbritsevat müra siis vältida ja mitte liigselt palju tähele panna, et kindlasti tuleb teha siin jah, siis läbimõeldud otsuseid, valikuid. Muidugi teise kaardina on siin kohe väljas ka sauade emand, mis võib tähendada kütkestavat kirglikud taustajat. Tegemist on naisenergia kaardiga, samas naisenergiat on mõlemal sugupoolel, eks ju. Et sauad näitavad tugevat seksuaalenergiat, sauad võivad näidata sportlikkust, head välimust, aga aktiivsus, loovus, kirglikkus, et kõik on siin olemas, tegemist on hästi enesekindla inimesega, siukse tegutsejaga, et võite ise selle energia saavutada, võib-olla olete juba selles energias, aga kindlasti võib kellegi jaoks olla siuke austaja partneri energia kaart see. Nüüd aga kolmanda kaardina põnev tuleb siia kaksikutele välja mõõkade emand ehk siis teine emand juba järjest. Ma ei tea, kas siin on keegi vahetamas mingit energiat või siis on tegemist siin mingi kahe isikuga. Ma ütlen, et üks nendest naisenergiatest võib ka tegelikult olla meesterahvas. Mõõkade emand nüüd on pigem siuke hästi iseseisev inimene ja hästi nutikas inimene või terava taibuga inimene. Mõõkadega kindlasti väga hea suhtleja, aga natukene võib-olla ka siuke diplomaat on ju, aga samas mõõkade emanda üks miinus on ka see, et mõõkade emand analüüsib hästi palju ja ta võib nagu vahel üle analüüsida ja see on siuke ülemõtlemise nagu energiakaart. Samas ka natukene võib seda olla, et inimene näeb nagu maailma liiga tumedates toonides, et mõõk on püsti, eks, et on valmis kogu aeg võitlema või kogu aeg tunneb ennast ohus või hirmus. Et kui te tunnete siin ennast ära, siis tõesti võib see olla ka teie energia, samas võib-olla siis lähete üle sellesse sauade emanda energiasse. Võimalusi siin on palju, et võib ka paljude jaoks tähendada need mõlemad siis erinevaid austajaid, et võib-olla selle tõttu siin ka see segadus ja tuleb siia ka võib-olla neid isikuid veel juurde, sellepärast et teist rida tahame me alustada mõõkade baasiga. Muidugi baasid on siis hästi siuksed nooruslikud energiad, võib-olla natukene ka lapsikud energiad, et kindlasti see kaart võib ka tähendada nooremapoolset nagu siukest austajat, aga sellisel juhul on see nagu siuke proovile panev nooremapoolne austaja või see ei ole kõige nagu positiivsem kaart, et see kaart tähendab tavaliselt mingeid hilinevaid uudiseid või mingeid uusi väljakutseid elus nagu ja tihti väljakutsed ei pruugi olla kõige meeldivamad, samas kui väljakutsetele minna vastu, teha need läbi, siis on võimalus areneda, eks ju. Et võimalusi on palju ja siuke mingi värske või noor energia siit tuleb. Aga nüüd kaksikud. Eelviimase kaardina siit pakist on teil aga välja anda mõõkade kuningas ja mõõkade kuningas ja mõõkade emand on siin nüüd koos ühes lugemises, mis võib tähendada siis kaksikute jaoks mingit siukest ideaalset sobivust või paarilisust. Ja alati see ei pea olema nagu romantilises mõttes, et võib ka kellelgi olla kolleegiga mingi väga hea tõmme side või suhe ja võib see olla ka siis sõprusside või suhe, aga hingesugulusside põhimõtteliselt. Et siin justkui need kaardid ütlevad, et kaks inimest peaksid üksteise jaoks olema justkui ideaalsed. Mõlemad peaksid olema head suhtlejad, ausad, õiglased. Muidugi mõõkade kuningas on nüüd natukene siuke nagu ennast kehtestav, võib olla siukse hästi otsekohese ütlemisega inimene. Samas inimene nagu jällegi ütleb ausalt või ei valeta siis nagu öeldes. Aga mõlemad jah, siuksed väga iseseisvad ja väga edukad inimesed põhimõtteliselt. Ja nüüd on siin mingi meesenergia siis ka selle kaardiga laual ja põnev, et siin tõesti neid isikuid tuleb või siis tõesti tähendavad need baasid kõike midagi muud. Aga viimase kaardina sellest pakist on tulnud välja sauade baas ehk siis justkui kaks baasi seisavad siin kuninga äärtel ja muidugi võib see tähendada meest kahe lapsega. Siin kellelgi võib kaks last mingis olukorras olla. Ja väga huvitav, võib-olla on siin mees, kellel on mõlema naisega laps mõõkadega ja sauadega, sest üks on nagu mõõkade baas, teine on sauade baas ja üleval on mõõkade emand, sauade emand. Et väga põnev kaksikud, ma ei tea, mis olukord teil siin toimub. Muidugi see baas ei pruugi siin mingi lapse energia olla, jällegi võib ka olla nooremapoolne kütkestav kirglik austaja tugeva seksuaalenergiaga. See kaart räägib pigem siis headest uudistest, et see on siuke nagu mõõkade baasi vastandkaart, et räägib headest uudistest, räägib entusiasmist ja julgusest ja see on siuke kaart, mis ütleb, et kui teil kunagi midagi ei õnnestunud, siis võib-olla nüüd on aeg uuesti
uuesti proovida, sest võib-olla nüüd tuleb palju paremini välja. Et see on niisugune julguse kaart, mis ütleb, et olge julge, proovige, võtke võib-olla väikseid riske ja tegutsege, eks ju. Et võimalusi siin on, natukene on siin segadus, saan ise ka aru, see rippuva mehe poodu kaart oli sinna lugemisse algusesse täiesti õige, aga ma loodan, et te leiate nagu lahenduse ja vaatame, mis siis viimasest lisapakist tuleb siin kaksikutele veel. Ahaa, ja nüüd kiirelt ja võtame kõige alumise kaardi siis. Alati, kui tulevad nagu ühtepidi hästi palju kaarte, siis võtame kõige alumise. Ahaa, ja tuleb siis väga hea selline nagu sõprussidemete kaart. Nagu ma ütlesin, kellelgi võib siin olla ka nagu mingi väga hea sõprusside või tõmme või suhe nagu selles mõttes. Ja tegelikult see kaart siis ütleb teile seda, et üritage mõista seda, et tegelikult kõik teie sõbrad ja kõik inimesed on teie elus mingi põhjusega. Ja kui need ka teie elust ära lähevad, siis see on ka mingi põhjusega. Et tasub siis häid sõpru hinnata ja võib-olla halbadele sõpradele lasta minna. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin vähile tulemas lähitulevikus hopsti. Ja tundub, et siit vähile tuleb midagi head, natukene ka midagi siukest nii ja naad ja üks lõpukaart siis võtta. Mis on siin see lõpukaart? 2 kaarti tuli, üks, hea küll, täpselt nii siis lähebki, võtame selle siis siia ja jätame need lõppu. Ja hakkame siit muidugi ülevalt kohe tulema, et kõige ülesse siia tahtis nägu ülespidi ronida vähile välja sauade kuus. Ja sauade kuus on väga hea kaart, sest sauade kuus tähendab võidukust, sükast uhkustunnet. See on natukene ka süke kuulsuse energia või midagi te võite siin nagu saavutada, mida siis paljud saavad teada, et hästi suur süke hea saavutuste kaart. Muidugi sauade kuus on väga hea ka süke nagu konkurentsil ärapanemise kaart. Et vähid, kui teil on siin mingit konkurentsi mingis olukorras, siis tundub, et teie tulete olukorrast välja võitjana. Nüüd aga on siin järgmise kaardina mõõkade 4. Mõõkade 4 on aga natukene siuke kaart, mis ütleb, et te peaksite võib-olla rohkem aega pühendama ise endale ja puhkama ja selles mõttes, et see kaart tihti ütleb nagu, et te olete liiga palju teistele inimestele enda energiat välja andnud. Ja siin võivad olla ka mingid, kellegi jaoks mingid mineviku mured või mingid hirmud. Et see on natukene siuke hirmu ja ärevuse kaart ka või stressikaart. Ja see kaart siis ütlebki nagu, et te peaksite pigem rohkem puhkama ja pühendama aega ise endaga, et läbi selle te saate vabastada mingi stressi või mingi ärevuse või mingi hirmu enda seest. Nüüd aga 3. kaardina on siin väljas vähi jaoks väga positiivne müntide 9. Ja see kaart kindlasti tähendab siis mingeid saavutusi, see on siuke külluse, luksuse, viljaka elu kaart. Elu nautimine isegi, eks ju, ja see kaart räägib siis hästi tugevast siuksest iseseisusest. Et see kaart ütleb, et siin, kelle inimese energias on, et see inimene saab kõigega ise väga hästi hakkama, ta ei vaja teiste inimeste tuge või toetust. Keegi saavutab siin, tundub siukse energia. Ilmselt nii see on, sest väga hea nagu müntidega muidugi töö ja rahaenergia ka see loovus, et võimalik siin alustada ka mingid oma ärisid või midagi taolist võib ka olla. Aga rahaõnn tõesti ja no nii teise rea alustuseks on meil tulemas välja siit ka sauade 4 ja noh, kui sauade 6 oli siuke võidukuse ja uhkustunde kaart, siis sauade 4 on rohkem nagu pidustuste ja liitude tähistamise kaart ja kõige rohkem tegelikult sauade 4 on abieluliidu kaart, aga ta võib ka tähendada positiivseid töösuhteid ja sõprussuhteid ja nende suhete siis nagu tähistamist, aga sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, see on siuke tegutsemine loovalt, kirglikult ja nii edasi, eks ju, aga väga hea siis energia. Nüüd, okei, järgmise kaardina on siit tulemas välja ka müntide emand. Ja müntide emand on siis selline kaart, mis põhimõtteliselt räägib hästi usaldusväärsest isikust ja sellisest stabiilsest ja turvalisest isikust. Hästi tegelikult emalik ja siuke hooliv energia ka. Et kas te saavutate siis ise hästi siukse küllusliku energia, sest tegelikult see sobib väga hästi selle müntide 9-ga kokku. Et võite siin saavutada ise selle energia. Samas kindlasti osade jaoks võib see kaart tähendada ka siukest viljakat, külluslikku, heal järel olevat austajat, partnerit.
ja siis sellisel juhul peaks see ka olema teie jaoks hästi sihuke stabiilne ja turvaline ja usaldusväärne isik. Ja võimalusi on siin mõlemale sugupoolele tegelikult, sest naisenergiat on natukene ka meesterahvastel. Ja viimase kaardina sellest pakist on siin vähile välja anda, mis see oli siis, kohtukaart. Ja kohtukaart on tegelikult siis mingi sihuke nagu tegelike tõdeduste kaart või tegelikult tõdede kaart ja avastuste tegemine ja selgusele jõudmine. Kindlasti sihuke hästi tugev spirituaalse ärkamise nagu energia ja te võite hakata tajuma mingeid asju või nägema asju teise nurga alt. Aga kindlasti see kaart ütleb, et tänu mingile selgusele või tänu mingile tõele mingis teatud olukorras saab siin keegi vabaneda siis mingitest negatiivsetest mineviku energiatest. Ja tegelikult see oli ka esimeses reas ainukene negatiivne sihuke kaart, mis oli see mõõkade 4, mis natukene näitas sihuke stressi või ärevust või hirmu. Ja muidugi meil on siin 44 kombo ka, eks ju, et sauade 4, mõõkade 4, et 44 võib siin ka kellegi jaoks midagi tähendada. Aga üldplaanis siis väga hea energia ja vaatame, mis siis lõpuks see viimane lisakaart siin vähile on. Ohoh, ja kiiresti siis kukkus üks kaart siit välja. Ja mingit asja on vaja siin kohandada siis põhimõtteliselt, et mingis olukorras, ma ei tea, mis olukorras te täpselt olete, aga teil on vaja ise teha siis mingi muutus sellele olukorrale ja tänu sellele siis kaasneb see teie võidukus ja uhkustunne ja teiste suhete mingi tähistamine ja samas ka mingi viljakas tööenergia. Aga ma ei tea, mis see siin teisiti siis on, et võib-olla te peate nagu teise nurga alt lähenema siis mingile olukorrale. Kui te siiamaani ei ole olnud nagu edukas, siis võib-olla on mõistlik teha seda. Vähid, aga see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siis lõvidele tulemas siin lähitulevikus ja mis on tulemas lõvidele lähitulevikus. Ja 3 kaarti olemas, hopsti 1 lõpukaart on lõvile võtta siit pakist ja lendas siit kaarega, aga nägin ära, et see oli viimane kaart ja need vist tulid ka siin lõpupoole. Ja hakkame siis ülevalt alla tulema ja esimese kaardina anname lõvidele välja siis mõõdukuse kaardi. Suur arkaan, tugevad energiad, kaart räägib siis mõõdukusest ja tasakaalukusest. Et kindlasti see kaart ütleb, et tuleb edasi tegutseda, et kogu aeg peab tegutsema, liikuma edasi, aga see kaart ütleb, et ei tohi liigselt kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Et see kaart nagu põhimõtteliselt ütleb seda, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukalt, et tuleb asjad nagu ennem läbi mõelda, et tuleb saavutada siis tasakaal. Teise kaardina on lõvi jaoks siin väljas sauade 5. Sauade 5 võib tähendada mingit konflikti, mingit pisikest tagasilööki äritavat sündmust, aga see võib ka olla siuke võistlemise või võitlemise kaart või võib ka tähendada mingis mõttes mingit treenimist või harjutamist millegi jaoks. Et siin võib ka olla mingi võistlus, et ma ise olen ka lõvi, eks ju, ja lähen siin nädalavahetusel just triatlonile võistlema, et see tähendab minu jaoks konkurentsi, et ma ei tea, mis ta teie jaoks tähendab, igal juhul tasub ennast nagu siis justkui konfliktidest eemale hoida. Samas aga 3. kaardina lõvidele välja tulemas müntide äss ja müntide äss tähendab nüüd väga head siukest õnne või küllust ja viljakust. Kellegi jaoks ta võib olla raseduse kaart, sest külluse energia võib olla armastuse energia ja viljakus on ju rasedus. Et siuke väga hea rahaenergia, tööenergia, samas müntide äss võib alati tähendada siukest nagu soovide täitumist. Et ma ei tea, mida te siin parasjagu siis manifesteerinud lõvid olete, aga mingid soovid võivad teil nagu täituda. Et kindlasti see kaart ütleb, et tasub edasi töötada selle nimel, sest potentsiaali siin on päris palju ja hästi palju siukest külluse energiat. Ja seda on näha ka järgmisest kaardist, sellepärast et teise rea esimeseks kaardiks tuleb välja siis karikate 9 ja karikate 9 on meeletult hea siuke nagu positiivse emotsiooni kaart. Ta on tegelikult siuke
natukene sihuke nagu seksuaalse emotsiooni kaart, aga samas sihuke hästi rahulolev kaart, mis natukene näitab isegi sihukest ülbust või täielikku nagu rahulolu ja positiivsust ja optimismi, et see kaart nagu ütleb siin, et keegi saab enda olukorras nii õnnelik olla, et justkui ta tunneb, et ta soov on täitunud. Ja täpselt just enne seda oli meil müntide äss, mis räägib mingi soovi täitumisest. Et väga head võimalused siin lõvidele. Küll nüüd aga tuleb eelviimase kaardina siit pakist välja mõõkade 3 ja selle kaardiga peab olema ettevaatlik, et siin oli sihuke nagu konkurentsi energia, et suhtes olevad inimesed, et võivad tulla mingid, üritada kolmandat isikut tulla suhte vahele. Samas ei pruugi see tähendada kolmandaid isikuid, et võib ka tähendada segavaid faktoreid, töö, hobid, sõbrad, mingid siuksed asjad, eks ju, võivad siin segada mingit sidet või suhet. Et nende asjadega peab nagu ettevaatlik olema ja samas siis vallalistel inimestel, et kui teie ellu tulevad mingid uued inimesed, siis kindlasti tehke ennem kindlaks, et neil ei oleks nagu tegelikult mingit partnerit või sidet või suhet. Et keegi võib üritada siin teid teha kolmandaks inimeseks mingis olukorras. Nüüd aga viimase kaardina sellest pakist tuleb siin ka välja mõõkade 6. Ja noh, mõõkade 6 siis tegelikult räägib mingist uuest algusest või mingist uuest teekonnast. Aga see on ka sihuke nagu raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Ehk siis tegelikult see ütleb, et see negatiivne energia ilmselt on siin juba nagu minevikus, et mingi pettumustunne, petmised, valed, mingid siuksed asjad, saladused, eks ju. Samas nüüd mõõkade 6 on natukene sihuke kaart, mis ütleb, et inimene keskendub natukene liiga palju veel mineviku olukordadele või sündmustele. Ja tegelikult peaks lahti laskma negatiivsest energiast ja suhtuma olukorda positiivsemalt. Ehk siis mõõkade 6 ütleb teile siin seda, et kõige hullem on juba selja taga, hakake suhtuma asjasse nagu positiivselt, sellepärast, et teil on siin karikate 9 ja müntide äss, mis näitab siis sihukest täielikku küllust ja rahulolu, et ei ole vaja siin midagi nii negatiivne olla. Ja vaatame, mis siin viimase kaardina lõvidele tuleb. Hingetaro, kuutaro, segapakk. Ja tuleb siit sihuke võimas kaart, mis ütleb siis seda, et teie unistused vajavad praktilist plaani. Ehk siis kui te olete midagi unistanud, mõelnud, proovida teha, arendada, siis võib-olla on tõesti selle jaoks õige aeg ja see müntide äss võib just seda näidata, et mingi asi võib teie jaoks nagu hästi siis külluslikuks või hinnatuks saada. Et võimalik, et siin on mingit nagu konkurentsi ja mingid segavaid faktoreid, aga tegelikult tundub, et kõige raskem osa on juba selja taga ja pigem on siin oodata sihukest ülimat rahulolu selle karikate 9-ga. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin neitsile tulemas lähitulevikus. Mis on neitsile tulemas lähitulevikus? Neitsid, mis on tulemas ja esimene tähtkuju, kes siin vist alles paki lõppu jätab need kaardid, mida ta tahab saada. Muidugi väga ilusalt suhteliselt siuksed üksikud kaardid ja nüüd paneme hoopis selle alla, selle võtame välja ja need 2 paneme tagasi. Ja vaatame, mis siin kokku siis täpsemalt tuli. Need lähevad siin viimasteks, eks ju. Ja esimesena siis paki peale kohe tuli välja ja tahtis seletust saada sauade 9. Ja noh, sauade 9 tegelikult on väga hea positiivse energiaga kaart. Ta tähendab ettevaatlikku käitumist ja sihukest valmisolekut tegutsemiseks, aga seda just sellepärast, et ta on nagu sauade kaart, et sauad on sihukesed aktiivsed tegutsejad, loovad, kirglikud inimesed. Ja see kaart tegelikult räägib kokkuvõttes mineviku vigadest õppimisest. Ja see kaart ütlebki siin, et siin olukorras keegi on õppinud siis mineviku vigadest ja teab, kuidas nüüd käituda, et kui ta peaks sattuma mingisse kahtlasesse olukorda, siis tegelikult see inimene teab, kuhu suunas liikuda ja oskab sellest olukorrast hästi välja tulla. Et sihuke positiivne energia. Nüüd muidugi teise kaardina on neitsi jaoks väljas ka maagikaart. Ja maagikaart näitab siis hästi tugevat sihukest spirituaalset võimet või jõudu. Ja see kaart põhimõtteliselt ütlebki seda, et teis endis on kõik olemas, et luua endale parem tulevik. Ja see kaart ütleb seda, et te peate siis nii-öelda suhtlema, te peate tegutsema, te peate manifesteerima
rääkima, ütlema välja, mille te saavutate, ütlema välja need negatiivsed asjad, millest te vabanete ja samas siis kõige tähtsam on usk iseendasse, enda võimalustesse ja võimetesse endale see elu luua. Ja kui te selle nimel nagu tegutsete ja usute, siis tegelikult on siin väga palju rohkem võimalik, kui te praegu arvate. Et ongi see, et te peate ise seda uskuma hakkama, et see on võimalik. Nüüd aga kolmanda kaardina on teie jaoks välja tulnud ka mõõkade rüütel. Nüüd küll rüütlid võivad olla siuksed austajate kaardid, aga alati ei pruugi. Et mõnikord rüütel võib näidata ka teie enda energiat. Sellisel juhul mõõkade rüütel, hästi kiire rüütel, võib tähendada seda, et te peate mingis olukorras natukene kiiremini tegutsema. Võib-olla peate te natukene rohkem suhtlema, sest mõõgad on suhtluse energiat, muidugi ka mentaalsed energiat. See kaart, kui on siuke nagu austaja kaart, siis ta peaks tähendama nagu siukest ausat või õiglast inimest. Samas aga mõõgad on siuksed nagu katsumuste kaardid, et see võib tingimata olla siuke ka nagu proovile paneva austaja kaart. Ja siis mõõkadega tähendab see seda, et see inimene võib nagu väga järsku teie ellu tekkida. Ja samas ta võib ka väga järsku nagu sealt elust ära minna. Et siin ongi võib-olla see, et need mineviku vead, millest te olete õppinud, nagu et ärge korrake samu vigu. Et huvitav energia. Nüüd aga teine rida neitside jaoks, sauade 2 ja 2 tähendavad kindlasti mingit valikuvõimalust. Aga sauade 2 on rohkem siuke nagu valiku ära tegemise kaart, et tal on siis see gloobus käe peal. See võib tähendada mingit reisimist, kolimist, asukoha muudatust, pikemat vahemaad, mingit netisuhtlust, aga jällegi tegutsemine mingi olukorra suhtes siis ja otsuse vastuvõtmine millegi nimel tegutseda. Ja siin on see, et ta on jätnud ühe saua nagu selja taha ja on haaranud teisest sauast. Ja siis väga võimalik, et kas te olete teinud ära mingi valiku või peatselt teete ära mingi otsuse või valiku. Nüüd aga eelviimase kaardina tuleb siit välja mõõkade 8 ja see ei ole üldsegi siuke tore energia, sest see kaart räägib nagu mentaalsest vangistusest, põhimõtteliselt illusioonide vangis olemisest, see on hirmude vangis olemise kaart, mitte tegutsemise kaart, koha peal seismine. See kaart on justkui siuke käe välja sirutamise kaart, mis ütleb, et keegi siin mingis olukorras sirutab nagu kätt välja, et keegi nagu tuleks või päästaks teda. Et tegelikult mõõkade 8 on siuke kaart, mis ütleb, et võtke side silmi eest ära ja hakake ise tegutsema, et mitte miski ei hoia teid tegelikult tagasi kui te ise. Et siin keegi peab siis mingis olukorras lõpetama mingi siukse nagu ülemõtlemise. Et keegi on siin isolatsioonis võib-olla siis nii-öelda ja siuke ärevus ja hirmu energia. Kui see olete teie, siis üritage nagu vabaneda, et kui minevikus midagi läks halvasti, see ei tähenda seda, et kõik järgnevad inimesed ja olukorrad oleksid ka negatiivsed. Et kui te niimoodi arvate, siis te manifesteeritegi ja kutsute seda endale ligi, et te peate ise suhtuma positiivsemalt. Nüüd aga viimase kaardina sellest pakist on välja tulnud neitsidele sauade 10 ja 10 on kõik siis sellised nagu uue tsükli alguse kaardid ja vana võib-olla natukene raskema tsükli lõpetamise kaardid. Ja sauade 10 on selles mõttes suhteliselt siuke nagu kurikaart või ta nagu räägib siis nii-öelda liigsetest muredest või kohustustest või koormatest, et keegi on siin eelnevalt tsüklil pidanud siis hästi palju koormaid kandma või sauad jällegi see aktiivsused, eks ju, et keegi on võib-olla pidanud palju ringi jooksma ja tõmblema mingites olukordades. Aga samas sauade 10 siis ütleb, et algab uus murevabam tsükkel ja see ongi tõesti siis selline muredest või koormatest vabanemise kaart. Et loodame siis, et see on ka siuke mentaalne koorem, millest te vabanete siin selle mõõkade 8-ga. Ja viimase lõpukaardina neitsidele on tulemas, mis siit on ja tuli siin hunnik kaarte, aga ma leppisin kokku, et kui kõik tulevad ühtepidi, siis võtan alumise kaardi ja mis siin on? Ahaa, neitsid, astuge enda mugavustsoonist välja. Olete võib-olla liiga mugavas kohta kinni jäänud ja ei viitsi siis ise liigselt tegutseda. Ja võib-olla sellepärast siin ikkagi see mõõkade rüütel on, et see ei pruugi siuke austaja energia olla, vaid see võibki olla siuke kaart, mis ütleb, et hakake natukene kiiremini tegutsema, et tehke ära mingi otsus või valik ja tegutsege edasi, ärge liigselt kaua mõelge üle või oodake, et keegi pakuks ise välja mingi lahenduse või vastuse. Nii see on, neitsid, olge enesekindlad, manifesteerige, suhelge, uskuge ise endasse ja tegutsege. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlunuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtune varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin kaaludele on tulemas lähitulevikus. Mis on kaaludele tulemas lähitulevikus? Ops, no nii, 2 kaarti olemas, 4 kaarti võtta. Ja kas jääb siia suhteliselt lõpu poole ja 2 kaarti veel peab tulema, 1 on käes ja viimane kaart. Ja läks lupsti tagurpidi ka, ehk siis need kaardid lähevad kõik siia lõppu ja esimesena või ainukesena vist teisena lendas ta lauale, aga nägu ülespidi ja on siin hermiti või eraku kaart.
ja kaalud, see võib tähendada rohkem siis sihukest aja omaette veetmist, iseenda nagu sisemaailmaga tegelemist. See on sihuke suhteliselt tugev spirituaalse ärkamise kaart, et kindlasti on seal ka nagu siukseid katsumusi, aga läbi selle te saate siis või jõuate mingile selgusele ja see kaart võib nagu olla sihuke hoiatav kaart, mis ütleb, et te olete teistele inimestele liiga palju enda energiat nagu välja andnud. Ja nüüd peaksite seda rohkem pühendama nagu iseendale. Aga see on jah siis hästi suur sihuke iseendaga või enda sisemaailmaga tegelemise kaart. Teise kaardina on siin aga väljas õnneratas ja õnneratas kindlasti ütleb siin, et kaalud, te peate tegutsema, sest kui te ei tegutse, kui te jääte koha peale seisma, siis hakkab teid saatma ebaõnn ja mingid olukorrad teie elus lõpevad sootuks ära, mingid olukorrad, sidemed, suhted. Aga kui te nüüd tegutsete, siis õnneratas peaks andma teile head õnne ja saatma teid uute võimaluste ja valikutega. Ja lisaks on nüüd siin see, et mõlemad on suure arkaani kaardid, et väga võimekas energia ja nad on ka järjestikused, ehk siis number 9 ja number 10 suur arkaani järjest. Ja kõrvuti olevad kaardid Taro pakis tähendavad siis kindlasti mingit arengut. Ehk siis teil toimub siin kas mingi suur mentaalne areng või siis mingis tegutsemises või mingis olukorras mingi areng. Aga seda just siis, kui te ise tegutsete. Ja väga võimalik, et on siin võib-olla hoopis siis võimalus tulla sükksest üksildasest energiast välja ja luua hoopis mingeid tugevaid liite. Sellepärast, et kolmanda kaardina on siin ka väljas suur arkaan number 5, mis on siis hierofant ja see kaart räägib suurte ja tugevate liitude loomisest. See tegelikult üldplaanis on siukse spirituaalse abielu kaart. Aga mina vahel ütlen, et see on ka siuke nagu lepinguliste liitude kaart, et ta võib ka tähendada mingeid tugevaid töölepinguid, aga samas ka nagu abielulepinguid siis, eks ju. Et igal juhul see kaart ütleb, et teil on võimalik siin luua mingeid hästi tugevaid sidemeid või suhteid. Nüüd aga teist rida alustab müntide 3 ja müntide 3 on väga hea siuke nagu tööenergia kaart. Võib ta tähendada siis seda, et kui te soovite enda olukorras kiiremini areneda, siis on mõistlik teha teiste inimestega koostööd, et läbi selle peaks tulema siis mingi kiirem areng. Ja kindlasti see on siuke ka edasiste plaanide tegemise kaart, et igal juhul see kaart ütleb, et teil on võimalus siin areneda ja teha siis mingeid tulevikuplaane. Võib-olla siis materiaalses või tööalases mõttes. Nüüd muidugi aga eelviimase kaardina peate te siin olema ettevaatlik, sest on siin välja tulnud mõõkade 5. Ja mõõkade 5 on natukene siuke vaenulik või vihalik kaart, et ta võib tähendada konflikte või tülisid just siis verbaalseid mõõkade näol, et need on siuksed nagu suhtluse energiad, aga see on natukene siuke nagu selja taga rääkimise kaart ja kellegi maha tegemise kaart ja keegi peab siin olema ka ettevaatlik, et keegi ei üritaks talle meelega halba nõu anda. Et siin on nagu justkui inimene, võib-olla see on mingi mineviku suhe või side, kellest te olete nagu eraldunud ja see inimene näeb, et teil läheb paremini, kui teil läks, kui te olite koos temaga ja sellisel juhul tema paistab nagu halvana selles olukorras välja ja ta tahab siis teid nagu allapoole tõmmata, et te oleksite samal tasemel jälle või midagi taolist. Ärge pange siin nagu siukseid imelikke inimesi tähele ja tegelikult see kaart siis nagu ütlebki, et tuleks neid konflikte või tülisid siis nagu vältida. Ja viimase kaardina sellest pakist on teile välja anda ka mõõkade 10 ja mõõkade 10 tegelikult nüüd tõesti räägib sellest, et on kellegil olnud väga raske tsükkel, sest 10 on kõik siuksed nagu vana raskema tsükli lõpukaardid ja uue parema tsükli alguse kaardid ja mõõkade 10 on kõige raskema tsükli nagu kaart, et see kaart võib öelda, et keegi on nagu 10 mõõka selga saanud kuskil nagu põhjas ära käinud, aga samas jällegi see kaart on just siis siuke valgushetke kaart või pöördepunkt elus kaart, mis ütleb, et enam nüüd halvemaks midagi minna ei saa, et nüüd peaksid asjad liikuma üles mäge. Ehk siis uus parem tsükkel peaks kellelgi algama ja kui te teete selle mentaalse töö läbi, siis on võimalik siin teha ka mingite inimestega koostööd, tuleb uusi võimalusi, pakkumisi ja võimalik on siis hierofandiga luua ka mingi väga tugev side või suhe. Ja vaatame, mis on siis lisakaart Hingetaro Kuutaro segapakist ja mis tuleb siit siis kaaludele. Ja kaaludele tuleb siit lisakaardina meditatsioonikaart, ehk siis võib-olla tasuks siin, kui olete hommikul siuke nagu raskärkaja, siis tasub hommikul nagu üles tõusta, lihtsalt panna seljatugi vastu siis voodi seda peaset päist ja siis tasub nagu läbi mõelda enda mingi päevaplaan ja nii-öelda mediteerida ja natukene lasta enda maailma vabaks niimoodi, et ta uuesti magama ei jää, on ju. Et see võib ka muidugi juhtuda, aga tasub siis jah rohkem nagu visualiseerida ja mediteerida ja mõelda mingid asjad enda sees läbi ja läbi selle siis ka enda hingamist arendada.
kaalud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin skorpionile on tulemas lähitulevikus. Mis on skorpionile tulemas siin lähitulevikus? Mis on skorpionile tulemas lähitulevikus? No siiamaani on ikka väga hea. Nüüd väike süke üllatuskaart tuli teise alustuseks, aga hea küll. Esimese kaardina skorpioni jaoks väljas müntide 4. Nüüd muidugi negatiivse poole pealt ütlen ära, et väike süke hoiatus, et see võib mõnikord olla süke pettuste, valede, varguste kaart, aga et kui te olete piisavalt nagu ettevaatlik, siis ei tohiks siin midagi hullu juhtuda, sest tegelikult see on nagu positiivse energiaga kaart ja ta räägib nagu siuksest stabiilsusest või turvatundest. Ja see kaart ütleb, et kui te suudate enda materiaalsete asjadega ilusti ümber käia, siis te suudate säilitada või saavutada endale siukse hästi stabiilse ja turvalise materiaalse nagu keskkonna. Muidugi nüüd teise kaardina on siin skorpionitel kohe väljas karikate 10 ja 10 on kõik siis uue tsükli alguse kaardid ja vana võib-olla natukene raskema tsükli lõpetuse kaardid. Ja karikate 10 räägib siis mingist romantilisest või emotsionaalsest tsüklist ja kindlasti see on väga hea siuke pereline kaart ja on siin palju siukest stabiilsust ja turvatunnet ja harmooniat ja hästi palju positiivseid siis emotsioone, et tõesti peaks algama kellegi jaoks siis hästi hea siuke nagu uus emotsionaalselt rahuldav tsükkel. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on siin väljas tähekaart. Ja tähekaart tähendab meeletult suurt potentsiaali. See on suurte arengute kaart. See kaart ütleb, et justkui universum toetab teid, kaitseb teid, peaks teile saatma uusi võimalusi ja valikuid. Muidugi see tähekaart on siuke kaart, mis ütleb, et te peate lihtsalt ise tegutsema, et kui te ise tegutsete, kui te kastate neid taimi, mis te olete istutanud, siis need taimed ka kasvavad põhimõtteliselt. Ehk siis mida külvad, seda lõikad ja kaart kindlasti siis soovitab panna aega ja energiat nendesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, sest kellelgi on siin meeletult suur potentsiaal siis areneda. Nüüd aga teise rea alustuseks tuli meil siin välja see rippuv mees või poodu ja see võib tähendada nüüd mingit siukest natukene nagu segadustunnet, et siin võib toimuda korraga palju asju samal ajal. Kaart muidugi ütleb siin, et kui te tunnete ka ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et pigem see on siuke kaart, mis ütleb, et tark ei torma jällegi, eks ju, et tasa ja targu tuleb teha läbimõeldud otsuseid, valikuid, et ma ei tea, midagi teie ümber siin on mingi palju müra ja see kaart nagu pigem ütleb, et üritage seda müra enda ümber nagu vältida või liigselt mitte tähelepanu sellele pöörata. Ja oi, nüüd eelviimase kaardina sellest pakist on aga skorpionitele tulnud siia müra keskele välja ka kuradi kaart. Sellega peate nüüd tõesti olema ettevaatlikud, sest see võib tähendada toksilisi inimesi, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi. See on siuke hästi tugev ülemõtlemise kaart või illusioonide vangis olemise kaart, et olge ettevaatlik, et keegi ei ürita teid siin mingite illusioonidega lõksu tõmmata, sest tegelikult siin kaardid näitavad, et teil peaks olema endal väga hea minek ja keegi võib üritada siin segadust lihtsalt tekitada. Nüüd muidugi viimase kaardina on siin aga teie jaoks väljas sauade 2 ja sauade 2 on siis tegelikult mingi otsuse või valiku ära tegemine, et kahed tähendavad valiku võimalust, aga siin on kaardi peal on näha, et see inimene on ühest sauast haaranud ja teise saua on jätnud endale nagu selja taha ja tal on muidugi käes ka see gloobus võib tähendada reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust, pikemat vahemaad, netisuhtlust, aga igal juhul räägib see mingist uuest teekonnast ja mingi otsuse ära tegemisest, et keegi ilmselt peab siin võtma siis vastu mingi otsuse või tegema ära mingi valiku, et liikuda kuhugi suunas edasi ja siis siin ongi see, et ei tohiks kindlasti minna sinna segaduse ja toksilise energia poole, vaid pigem sinna romantilise ja arengute ja lootusrikka ja selle energia poole siis tähekaardiga, et seal on palju nagu potentsiaali on justkui siin romantikas ja emotsioonis. Aga vaatame, mis on siis viimane lõpukaart Skorpionile, mis on siin lisakaart ja see tahtis tulla siit. Ahaa, siin on 2 kaarti, siis võtame alati alumise
ja kuutara kaart, mis ütleb siis seda, et suhtlus on asja võti. Ja noh, midagi siin ma ütlesin, et siin võib tähendada mingit netisuhtlust või pikemat vahemaad ja siin tõesti on siis vaja nagu suhelda. Kellelgi on siin võib-olla mingi sihuke natukene nagu vaenulik energia. Samas ma ei tea, mida see kuradi kaart siin täpselt selles olukorras tähendab, et ta võib tähendada ükskõik mida. Tegelikult võib ta tähendada ka mingit kaljukitse tähtkujuga kokkupuudet, et võimalusi on siin palju. Aga tähtkujudesse ei tasu kinni jääda, skorpionid. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlenuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlenuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin hamburile tulemas siis lähitulevikus. Mis on hamburi poole tulemas lähitulevikus? Ja tahtis siin üks vahele kinni jääda, aga välja ta ei kukkunudki ja läheb pakid tagasi. Mis nüüd siin, kuidas see järjekord tuli, päris täpselt ei mäleta, see tahtis ka kaasa tulla, hea küll. Esimesena aga tuli siin hamburitele nägu üles lauale Hierofanti kaart. Nüüd ma loodan, et kellelegi ei tähenda see midagi negatiivset, sest Hierofanti kaart on spirituaalse abielu kaart või suurte liitude ja suurte sükeste suhete kaart. Võib ta tähendada seda, et kellelgi on midagi laiali läinud, samas aga paljude jaoks võib ta tähendada seda, et on võimalik siin luua midagi täiesti uut. Midagi uut ja midagi väga tugevat. See võib olla kirjalike lepingu kaart, eks ju. Et on see siin mingi tööleping või abieluleping. Igal juhul see kaart räägib hästi tugevatest liitudest. Teise kaardina on siin hamburil väljas mõõkade 6. Ja mõõkade 6 on tegelikult siuke nagu raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Aga ta räägib natukene negatiivsest suhtumisest. Et keegi on siin tegelikult juba mingist jamast läbi läinud ja sellest põhimõtteliselt välja tulnud ja alustanud uut teekonda, aga keskendub ikka siis liigselt palju nagu mineviku siuksele nagu negatiivsele energiale. Et ma ütlen, siin kellelgi võib minevikus olla mingi lahutus või laialiminek ja tegelikult peaks suhtuma nüüd positiivsemalt enda uude olukorda, aga keegi hoiab siin liiga palju negatiivsest energiast kinni. Et ma ei tea, kas olete teie või keegi teine, aga tegelikult peaks siin laskma lahti ja vaatama positiivselt tuleviku suunda. Ja siin on vaja kellelgi teha ära mingi valik või võtta vastu mingi otsus, sest kolmanda kaardina on esimesse ritta tulnud hamburile välja sauade 2. Kahed tähendavad valiku võimalust, aga sauade 2 on kindlasti siuke valiku ära tegemise kaart, et ta haarab sellest sauast, mis on tema ees ja ta jätab selja taha mingi teise saua siis, eks ju. Muidugi sauad, aktiivsus, loovus, kirlikkus, see on hästi liikuv kaart. Ta võib tähendada reisimist, kolimist, mingi tasukoha muudatust. Ta võib tähendada mingit pikemat vahemaad või mingit netisuhtlust ka kellegiga. Et jällegi sauadel ka ikkagi siuke romantiline kirglik energia on ka olemas. Et siuke austaja võimalus siis on ju. Nüüd aga teist rida tahab alustada siin hamburile surmakaart. Ja surmakaart on nüüd hästi suur siuke nagu spirituaalse muutuse kaart, et te võite hakata tajuma mingeid asju, inimesi paremini nagu tajuma, kui teile keegi mingit häma ajab, kui teiega keegi on siiras. Maailmavaade võib täiesti nagu muutuda. Samas siis see kaart ütleb siin seda, et kindlasti ei ole vaja teil kuhugi nagu kiirustada, et kõik siin muutused peaksid juhtuma omal õigel hetkel või ajal. Midagi te võite siin nagu avastada ka, aga igal juhul see kaart ütleb, et mingi hästi suur tsükkel teie jaoks on lõppenud. See võib olla 5, 10, 15, 20 aastat isegi, eks ju, aga midagi on siin nagu lõppemas. Nüüd aga eelviimase kaardina sellest pakist on tulnud siin hamburile välja müntide rüütel. Müntide rüütel nüüd, ta on küll kõige aeglasem rüütel, ehk see kaart tähendab kindlasti siukest kannatlikkust, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Samas aga müntide rüütel, kuigi ta on kõige aeglasem, siis ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul müntide rüütel tähendab nagu mingeid arenguid, lihtsalt et arengud võtavad oodatust kauem aega. Rüütlid on siuksed austajate kaardid, eks ju, et võib ta tähendada ka seda, et mingil austajal võtab natukene rohkem aega teieni jõudmine. Müntidega võib-olla siis inimene ehitab enda finantsi nagu ülesse ja alles siis on valmis teie suunas nagu tulema. Et mingid asjad siin on, mis päris ei toimu selle tempo järgi, nagu te soovite, samas aga see kaart ütleb, et toimuvad arengud. Ja viimase kaardina sellest pakist on siis hamburile tulnud välja ka müntide 6, mis on väga hea kaart peale seda müntide rüütlit, sest müntide 6 on siukse nagu võrdse võtme
võtmise ja andmise kaart või võrdse panustamise kaart, et kui siin on mingi side või suhe, mis võib tekkida, siis see ongi siuke suhe, kus mõlemad panustavad võrdselt, mitte 50-50, vaid 100 ja 100, eks ju, või 80 või 80, mis iganes sobib, eks ju, 10 ja 10 ka. Aga just ongi see, et see, mida te annate välja, seda te saate ka nagu vastu. Et selles mõttes tegelikult see on väga hea energia, eriti nendele inimestele, kes on siis heatahtlikud inimesed. Muidugi müntidega võib see tähendada ka mingit head rahalist või tööalast mingit seisu või üllatusi, kingitusi. Noh, see on niisugune natukene nagu üllatuste või kingituste energia või mingid auhinnad või rahalised preemiad, et tööolukordades ka väga hea. Et tõesti, nagu ma alguses ütlesin, et siin see hierofant võib ka tähendada mingit tööalast lepingut uut. Ja võib-olla tänu sellele te peate liikuma või kolima või asukohta muutma ja see alustabki teie jaoks siis surmakaardiga mingit täiesti uut tsüklit. Väga huvitav, vaatame, mis on lõpu lisakaart tamburile. Ja tuleb siit vahelt välja ja mis ta siis täpselt on. Ja tuleb selline hästi positiivne vähikaart, mis ütleb siis, et teie ja teie lähedased on kaitstud. Mitte siis vähi selles mõttes, et kellegi vähk oleks, et lihtsalt vähi tähtkuju kaart või vähi täiskuu kaart. Et väga hea siuke positiivne energia, mis ütlebki, et tegelikult teil ja teie lähedastel on kõik hästi, peate lihtsalt edasi tegutsema. Amburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagram. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin lähitulevikus tulemas siis kaljukitsedele. Mis on tulemas lähitulevikus kaljukitsedele? Mis on tulemas lähitulevikus kaljukitsedele? Ja viimane kaart kaljukitsedele on hops ja läks ta tagurpidi, nii et see kaart jääb viimaseks, siis tuli vist see, siis oli see ja see jääb esimese rea viimaseks. Ja muideks esimese kaardina tuli siis kaljukitsedele välja müntide kuus. Müntide kuus on väga hea siuke nagu võidukas energia. Noh, ta võib muidugi rääkida nii võitudest kui kaotustest, et see on siukse võrdse võtmise ja andmise kaart, mis tähendab võrdset panustamist, et kui te mingisse olukorda panustatakse, siis sealt olukorras panustatakse teisse justkui vastu. Väga hea siis nii-öelda suhete kaart, et kui te annate endast 100%, siis antakse teile ka vastu 100%, mitte siuke 50-50, et võrdselt, et 100 ja 100 ja võib ta tähendada kindlasti üllatusi või kingitusi, väga hea siuke materiaalne, tööalane või rahaalane energia. Teise kaardina on kaljukitsel siin väljas keiser või tähendab mitte keiser, keisrinna, tugev naisenergia, kindlasti see kaart võib tähendada viljakust või rasedust. Huvitav siin minu arust viimase kuue jooksul on kaljukitsedel seda nagu viljakuse või raseduse energiat on. Kas te olete siis midagi looma hakanud, midagi võib nii-öelda küpseks saada või arenema hakata teie jaoks, see on väga hea siuke külluse ja luksusliku võib-olla isegi elukaart või elu nautimise kaart, kõigega toimetulek. See räägib hästi võimekast naisterahvast, see ei saa 100% olla meesterahva energiat, see on 100% naisterahvas. Muidugi see võib tähendada ka ema energiat, et ema võib siin ka kaljukitsed elus lähitulevikus tähtsat rolli mängida. Samas võib see ka olla siuke võimeka naisülemuse kaart, et midagi siin on mingi võimeka, mingi naisterahvaga seotud. Ma ei tea, mis see tähendab. Naistel on kindlasti võimalik endal see saavutada. Meeste puhul võib see siis tähendada siukest viljakat austajat või partnerit, eks ju. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb siin kaljukitsele välja kuukaart. Kuukaart on siuke huvitav kaart, et negatiivse poole pealt ta võib rääkida pettustest, valedest, saladustest. Samas jällegi positiivse poole pealt kuukaart räägib intuitsioonist ja see kaart ütleb, et te peate rohkem enda sisetunnet siin usaldama, et võib-olla kuulama vähem teisi, usaldama rohkem iseennast. Muidugi kuukaart ongi alati siuke nagu kahe vahel olev kaart, et väga võimalik on siin see, et kaljukitsed te peate vastu võtma mingi otsuse või tegema ära mingi valiku siis justkui kahe mingi olukorra või võimaluse või inimese või millegi suhtes ja see kaart siis ütleb, et usaldage selle otsuse tegemisel rohkem iseennast, mitte teiste arvamust. Nüüd aga teise rea alustuseks tuleb välja kaljukitsele võimekas müntide äss ja see tähendab nüüd jällegi ülimalt head siukest küllust, viljakust, rasedust. Viljakus, küllus muidugi võib olla siuke materiaalne energia, see on hästi siuke edukas ja loov ja saavutuslik kaart. Võib see tähendada siin mingite firmade
firmade arengut, tööalaseid arenguid, palgatõuse, üllatusi, kingitusi ja müntide 9 või müntide äss on siis väga suur sihuke nagu soovide täitumise kaart. Ehk ma ei tea, mida te siin kaljukitsed manifesteerinud olete, aga mingid soovid võivad siis täituda. Noh, muidugi selle nimel tuleb tegutseda ka, eks ju, aga võimalusi siin on ja tegutseda kindlasti tuleb, sest eelviimase kaardina sellest pakist on välja tulnud teile õnneratas. Ja õnneratas alati ütleb seda, et kui te jääte liigselt kauaks koha peale seisma, siis võib teid hakata saatma nagu ebaõnn ja mingid asjad võivad nagu teie jaoks sootuks ära lõppeda. Samas aga, kui te ise tegutsete, siis õnneratas saadab teile head õnne, uusi võimalusi, uusi valikuid. Ehk siis igal juhul, kui te tegutsete edasi, siis peaks tulemus teie jaoks olema siin positiivne. Ja viimase kaardina sellest pakist on kaljukitsele tulnud välja ka mõõkade 4. Ehk siis see kaart ütleb, et ärge unustage puhata. See on natukene siukse hirmu, ärevuse, stressi kaart ja see kaart võib tähendada seda, et te olete natukene liiga paljudele nagu inimestele enda energiat välja andnud ja see kaart ütleb, et te peaksite rohkem nüüd pühendama aega iseendale, puhkama, võtma aja maha ja see kaart ütleb, et tänu sellele aja maha võtmisele te saate nagu lahti lasta mingitest negatiivsetest emotsioonidest või mõtetest. Et mõõgad on siuksed nagu mentaalsed kaardid, et siin võib olla ka mingi hirm või ärevus mingi olukorra suhtes ja tegelikult kui te annate endale aega, saate need asjad läbi mõelda, siis on võimalik sellest negatiivsest nagu energiast vabaneda. Ja vaatame, mis on siis lisakaart siin kaljukitsele, mis on lisakaart ja tuleb siin 2 kaarti ja ennem otsustasin ära, et võtan alumise kaardi, kui tulevad ühtepidi ja alumine kaart. Ja see on siuke huvitav kaart, see on süüdistuse kaart. Ja süüdistuse kaart siis tegelikult on selline kaart, mis ütleb, et teil tuleb võtta vastutus enda kohustuste eest. Et ma ei tea, kas siin on mingid kohustused või mingid asjad, mille te olete natukene jätnud unarusse või te liigselt ei tegele või midagi siin nagu võib olla, et te ilmselt ise teate paremini, mis see võib olla, mille või kelle te siin nagu unarusse olete jätnud. Aga igal juhul ütleb, et tuleb enda siis kohustusi aktsepteerida ja see on tegelikult parem teile endale, mis siis harjutab distsipliini ja sükest nagu tegutsemist isegi ka rasketes olukordades ja samas siis on see hea nii teile kui siis tervele ühiskonnale. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin veevalajale tulemas lähitulevikus, mis võib siin olla tulemas ja tundub, et veevalajad ei taha nüüd täna üldse kaarte anda, hakkasite põdema jah, et jätan kaardid andmata. Okei, ärge nüüd liiale ka minge, üks lisakaart lõppu ja ilus, väga ilus, hea koostöö tegelikult esimese ringiga, kui saab hakkama, siis on ideaalne. Nüüd muidugi esimese kaardina on siin kohe kõige peal veevalaja jaoks sauade 10. 10 on siuksed kaardid, mis räägivad siis uute natukene lihtsamate tsüklite algusest ja vana raskema tsükli lõpetamisest. Sauade 10 on raskete koormate kandmiste kaart ja siuke liigsete murede ja liigsete kohustuste kaart, et tundub, et keegi on pidanud siin palju ringi jooksma, et sauad on siuksed aktiivsed loovad kirlikud, aga siin sauadega murede puhul tähendab see siukest liigset tõmblemist. Aga kaart siis ütleb, et peaks algama teie jaoks uus murevaba tsükkel või peaksite vabanema siin muredest või koormatest. Samas aga teise kaardina on siin väljas mõõkade 7. Mõõkade 7 natukene peab olema ettevaatlik, sest ta võib tähendada pettusi, valesi ja vargusi. Samas ta tihti ei ole siuke negatiivne kaart, et tihti ikkagi mõõkade 7 tähendab siukest nagu taktikalist käitumist. Ja mõõkade 7 võib siis öelda nagu seda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud edukas või kui siiamaani teil ei ole võimalik olnud alustada enda uut tsüklit, siis üritage läheneda enda olukorrale või murele mingi taktikaga või teise nurga alt ja see võib kaasa tuua teile palju suurema siis nagu edukuse või palju kiirema edukuse. Muidugi kiirusest nüüd rääkides ei ole see lugu siin tõesti kõige parem, sest kolmanda kaardina on veevalajale välja anda müntide rüütel ja müntide rüütel on siis siuke kõige aeglasem rüütlikaart, mis ütleb seda, et on vaja siin olukorras kannatlikkust. Samas müntide rüütel, kuigi ta on kõige aeglasem rüütel, siis ta on ka samas kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul müntide rüütel tähendab siin teie jaoks arenguid, lihtsalt võib-olla mitte nii kiireid arenguid, kui te ootate ja noh,
rüütlid on ikkagi siuksed nagu austajate kaardid, aga võib ka siis tähendada, et mingis austajaga olukorras võtab natukene aega võib-olla siis, et austaja teieni jõuaks või võib-olla inimene ehitab finantsiliselt ennast hetkel ülesse, et siis teie suunas nagu tulla tervikuna. Nüüd teine rida on siin esimese kaardina välja võtta surmakaart. Surmakaart ei tähenda kindlasti seda, et keegi siin surema hakkab veevalajad, vaid see on hästi suur siuke spirituaalse muutuse kaart. Kellegil võivad tekkida mingid uued tajud inimeste osas, võite hakata nagu paremini inimesi läbi nägema, et kui keegi on teiega siiras või kui keegi valetab. Samas see kaart siis ütleb, et peaks teie jaoks lõppema ära siuke nagu justkui hästi pikalt kestnud tsükkel teie elus. 5, 10, 15, isegi 20 aastat, eks ju. Ja keegi hakkab siis tänu sellele nägema ka nagu maailma uue nurga alt. Et hästi suur siuke spirituaalse avanemise kaart siis ja samas see kaart ütleb, et kõik muutused ja kõik asjad, olulised tähtsad asjad juhtuvad omal õigel hetkel ja ajal, et ei pea siin liigselt muretsema või kiirustama. Nüüd eelviimase kaardina sellest pakist on välja tulnud teile karikate 10, ehk siis 2 number 10 siin veevalajale. 10, minge siis löögi interneti sisse, mis see numbrite maailmas võib tähendada. Võib-olla siis see on kokku 11, mis on master number, väga võimas energia. Samas karikate 10 on siis väga hea pereõnne ja head aegade ettekuulutuse kaart ja tähendab see kindlasti siukest stabiilsust ja turvatunnet ja harmooniat. Kindlasti see võib olla siuke nagu abielukaart ja noh, ütleme niimoodi, et siis karikate 10 ütleb, et kui minevikus ei olnud siin õnne emotsionaalselt või romantiliselt, siis kindlasti see uus tsükkel peaks tulema emotsionaalselt või romantiliselt külluslik teie jaoks. Ja no nii, lõpetuseks siia sellest pakist välja anda veevalajatele ka õigluse kaart. Ja õigluse kaart siis on tegelikult siuke kaart, mis ütleb, et universum paneb asjad paika niimoodi, et ausus ja õiglus võidaks. Ja see kaart võib tähendada positiivseid uudiseid, aga ta võib ka tähendada seda, et kui te jäite mineviku olukorras nagu kannatanuks mingis olukorras, siis te tulete sellest olukorrast välja võitjana. Ehk lõpptulemusena kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana ja ilmselt tähendab see teie jaoks ükseid nagu positiivseid uudiseid ja kindlasti selle kaardiga tuleb siis öelda seda, et olge aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja siis on universum teie vastu aus. Ja samas just ka see kaart on siis number 11 ka energiaga, et väga põnev siin see 11 tahab läbi käia, 11, võib-olla et 4 ühte, et vaadake, guugeldage, mis tähendab. Ja viimase kaardina, mis siit veevalajatele tuleb, ja tuleb siis Kuutaro kaart ja on aeg tegeleda paranemisega, ehk siis võib-olla ongi siin minevikus mingid hingehaavad, mingid asjad, tuleb lasta nagu lahti, tuleb hakata maailma nägema uue nurga alt, uued võimalused on tulemas. Võib-olla mõõkade 7 ongi siis see, et kui te siiamaani olete liigselt tugevalt hoidnud enda minevikust nagu kinni ja läinud edasi ja olnud nagu sihuke negatiivne, siis võib-olla ongi aeg nüüd suhtuda positiivselt ja minna natukene vabama meelega edasi. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaladele tulemas lähitulevikus ossa. Ja natukene kurjalt siin tuli see kaart, mis ei ole ka just kõige lõbusam kaart. Ja kas meil on siin kaardid käes või meil on üks kaart veel lõpetusse võtta? Tundub, et üks kaart on võtta ja mis see lõpukaart siis tuleb siin kaladele? Kalade lõpukaart on mis? Ja tuli ja läks niimoodi tagurpidi, päris täpselt ei saanud ise aru, piilun, okei, selge ja lähme siin edasi. Ja esimesena siis tahtis siin midagi hüpata kalade jaoks mõõkade 3. Tasub selle kaardiga siis ettevaatlik olla, mõõkade 3 võib tähendada kolmandaid osapooli või segavaid faktoreid sidemetes või suhetes. Ükskõik mis sidemetes või suhetes, siis sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed. Et võib seal olla mingid segavaid faktoreid, siis muidugi üks side võib segada ka teist side, et sõprussidemed võivad segada romantilisi töösuhteid ja vastupidi, eks ju. Et võimalusi siin on palju, tasub olla ettevaatlik, võib-olla vallalistel inimestel ütleks seda, et kui teie suunas tulevad siis mingid uued austajad, siis üritage ennem selgeks teha, et sellel inimesel ei oleks partnerit. Et keegi võib üritada siin ka nagu teid kolmandaks osapooleks mingis suhtes teha. Nüüd teise kaardina on siin välja anda kuukaart ja kuukaart tähendab siis tõesti sükseid pettusi, valesid, saladusi. Olge siin kindlasti ettevaatlikud, samas kuukaart on
on niisugune hästi tugev intuitsioonikaart, mis siin ütlebki seda, et kui asjad tunduvad teile kahtlased, siis tasub enda sisetunnet pigem usaldada. Et see kaart ütlebki seda, et usaldage rohkem enda sisetunnet kui teisi inimesi. Muidugi kuukaart on niisugune kahe vahel olemise kaart, et väga võimalik, et teil on vaja siin endal võtta vastu mingi otsus või teha ära mingi valik. Võib-olla ka kahe inimese vahel, et hetkel võib siin olla niisugune nagu armukolmnurga energia. Samas aga kolmanda kaardina tuleb siit välja anda kaladele müntide baas. Ja müntide baas on tegelikult väga hea siukse nagu võimaluse kaart. See on võimalusest või olukorrast kinnihaaramise kaart või võimaluse ärakasutamise kaart. Kindlasti võib ta tähendada positiivseid uudiseid, kuna see on hästi nooruslik energia, siis ta võib ka tähendada mingit väga head äri või mingit investeerimis või mingit raha materiaalset ideed. Samas aga baasid võivad olla ka siis siuksed hästi nooruslikud või nooremapoolsed siis austajate kaardid ja kellegi jaoks see kaart võib tähendada nooremapoolset viljakat või siis heal järjel olevat austajat. Et võimalusi siin selle kaardiga on. Nüüd muidugi nägu ülespidi tuli veel siis teise rea esimene kaart, mis tuli tegelikult pakist välja eelviimasena ja selleks on siis maailmakaart. Ja see on nüüd hästi suur ja tugev arkaani nagu energiakaart. Ja see on kõige viimane suur arkaan, mis siis tähendab seda, et see kaart ütleb, et ta lõpetab teie jaoks ära mingid vanad tsüklid ja alustab uusi tsükleid. Ja see kaart tähendab seda, et maailm on teie jaoks avanemas. See tähendab uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi, et sealt võivad ka need kolmandad isikud tekkida, eks ju, aga see on niisugune edukas ja võidukas kaart ja tegelikult see kaart võib tähendada ka reisimist, kolimist, et kui maailm on avanemas, siis on justkui võimalik ka liikuda või rännata, et väga hea energia tegelikult siia. Nüüd eelviimase kaardina sellest pakist tuleb kaladele välja anda karikate 4, mis on nüüd tegelikult hästi nagu niisugune positiivne kaart, aga negatiivne pool on natukene niisugune moss, et see on niisugune asja isiklikult võtmine või solvumise kaart või millegi või kellegi nagu vältimise kaart. Samas kindlasti karikate 4 ütleb, et ei tohiks te vältida kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, sest muidu võite te ilma jääda mingist väga heast pakkumisest või võimalusest. Et igal juhul hoidke siis silmad ja kõrvad lahti ja ärge liigselt palju mossitage. Nüüd aga viimase kaardina sellest pakist on kaladele välja anda mõõkade äss ja tänases lugemises ei ole seda mõõkade ässa veel välja tulnud ja see on ainuke äss, mida tänases lugemises välja ei ole tulnud ja tuleb see nüüd lõpuks ikkagi välja kaladele ja mõõkade äss on väga hea, sest mõõkade äss tähendab illusioonidest vabanemist, et siin neid illusioone natukene siin selle kuu ja mõõkade 3-ga võib olla, eks ju. Ehk siis see kaart ütleb, et kõik nagu valed tulevad päevavalgele, kui on mingid olukorrad, kus ei ole olnud lahendust või vastust teil, siis peaks ka lahendused või vastused nendesse olukordadesse tulema. Et see on täieliku siukse nagu selguse kaart ja ka mentaalse selguse kaart, et räägib ta siis võib-olla illusioonidest vabanemisest. Samas mõõkade äss on väga edukas ja võidukas kaart ja eriti edukas on ta mingite uute alguste suhtes. Ehk siis kellelgi võibki olla siin mingi uus võimalus või uus algus midagi alustada selle müntide baasiga ka ja see võib olla ka mingi materiaalne asi. See avaks uksed tervesse maailmasse, aga siin teie jaoks ongi siis tähtis teha ära see otsus ja hakata tegutsema selle olukorra nimel, sest tõesti mõõkade äss ütleb, et tasub siin vähemalt proovida, sest midagi võib teie jaoks väga edukaks osutuda. Ja vaatame, mis on siis viimane kaart siin kaladele ja tuleb see ikkagi kuutaro kaart. Paar kaarti on ainult tulnud, hingetaro oma, aga see kaart ütleb, et teie raske töö tasub ennast ära. Ehk siis täpselt see, mida ma siin ütlesin kalad, te peate võtma käsile ja hakkama tegutsema, siis see töö asub ennast ära ja te võite siin saavutada hästi palju ja need saavutused võivad olla juba nähtavad päris kiiresti, sest tõesti mõõkade äss ütleb, et võivad toimuda kiired arengud. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.